Perekond hernesöödikul. Enni teeb oma vlogi materjali. Okei. Nii, me lähme lähimasse Prisma, mis on siis kas Lasnamäe, seal vist on, või siis Sikupilli, aga me tahame minna Sikupilli, kuna seal ma tean, et neil on nagu see suur riiul meiki osma. Kuna ma olen cheap ass fucking bitch, nagu oh my god, lihtsalt ma venitan kummi nii lõhki kui võimalik. See mascara, ripsmeduš, mis mul praegu on, selle ma ostsin 1. jaanuaril, kui ma olin levil. Ja tegelikult seda võid kasutada ripsmeduši ainult mingi 3 kuud. Siis setting powder, aitäh Lotte, et selle katki tegid, ma pean nüüd uue ostma, nagu selles mõttes, et nagu ma lihtsalt ei osta vaata meiki, et nagu nüüd sa sundisid mind olema tervislik ja värki, kuna see setting powder asjad vana. Nagu näes, mul on väga palju vana meiki, mida tegelikult ei tohi kasutada. Et mida, nagu meikidel on see, et on pealkirjas, et avame siis mitu kuud seda kasutada tohib. Enamus meiki on kas 12 kuud või 24 kuud. Aga enamus peaks olema 12 kuud äkki. 12 kuud. Aga mul on meiki, mis on nagu palju vanem kui see, seega täna me ostame ripsmeduši eyelinerit, kuna mul on tegelikult ainult üks eyeliner, mis mulle meeldib kasutada, see on Misslini liquid eyeliner, aga I'm open to new possibilities. Siis mul on vaja setting powderit ja setting spray'd. Ja põhjus, miks me lähme Prisma, on sellepärast, et tavaliselt ma ostan oma meiki, ongi nagu neid asju, mis on nagu odavad, nagu mis ei ole nagu väga tähtis, et see on mingi high-end, nagu mega kvaliteet on ju. Neid ma ostangi alla mingi Prismast. Ja siis neid asju, mis nagu võiksid olla nagu paremad ja mis nagu näed, et nagu kvaliteet loeb. Neid ma ostan tavaliselt kaubamaja ilumaailmast. Aga täna on siuke tore päev nagu laulupidu. Hetkel on laulupeo rongkäik ja terve linn, kesklinn on suletud kella 9-6 äkki. Siis nagu, siis ma olingi, pohhu, siis ma sõidan vaata Sikupilli, aga nagu lauluväljakust me edasi ei saa, seega ma pean kuskilt tagant minema. Seega või sealt me... tegelikult ma tean, kus ma minema pean. Okei. Ega nüüd te teate, et ärge mitte kunagi laenake minult meiki sellepärast, et mõni asi mu meigikotis võib olla 5 aastat vana ja mulle meeldib autoga sõita ja eriti mulle meeldib tegelikult linnas sõita. Kuna, uskuge või mitte, aga isegi minu autot tuntakse ära vahepeal. Ja siis on 2 varianti, kas mingi Mazda või Bemi vend hakkab kuskil suruma või siis nagu jalakäijad ja siis mingi vaatavad. Viimsis just mingi paar päeva tagasi olin Viimsis olla ringi peal, kus on Rimi ja see Viimsi keskus. Ja siis mingid noored lähevad üle tee, üks tüdruk vaatab auto poole, näeb mind, tunneb ära, ütleb teistele, see on see Brita on these lines. Ja siis kõik vaatavad mind. Ja ma olen nii loll. Ja siis I felt so pressured, vaata. Ja siis ma andsin räägid lapatsid, kui nad olid üle tee jõudnud. Ja mulle lihtsalt meeldib sõita, nagu te teate. Ja ma olen autoga sõitnud nii ammu. Eile hommikul käisin, tankisin veits. Ja mul poest. Ja käisin apteegis. Aga nagu normaalselt sõitnud ma ei ole. Seega today is the day. I will hit you up, kui ma lõpuks jõuan Prisma. Eks näha ole. Kõik teed on mingi kinni ja värki, mida? Mingi rongkäik või? Esiteks, ma ei ole nii ammu käinud meiki osmas nagu for myself, for my person. Viimati ma ostsin Annile ja siis ma suutsin leida ikkagi suhteliselt nagu odavad variandid. Aga siin Prismas oli valik palju väiksem, kui ma arvasin. Prisma, mida vittu. Päris kallis on. Meik on nii kallis, nagu see on lihtsalt täiesti outrageous, nagu kuidas saab meik nii kallis olla. Teiseks, põhimõtteliselt ma oleksin saanud sellest nagu suhteliselt hea klipi teha, aga kuna see on põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, küberkiusamine, siis ma ei teinud seda. Kuna ma olen ikkagist nagu hea inimene, vaata. Putsi ma unustasin raputada seda.
Seal oli nagu mingi naine, nagu ma seisin Maybellini ees ja Maybellinil on põhimõtteliselt vist kõige suurem valik ripsmeduše. Neil on need kollased, ühesõnaga neid on hästi palju. Siis ma seisin seal ja seda, mida ma tavaliselt kasutasin, see oli otsas. Seega ma vaatasin neid teisi, vaatasin neid harjasid, on ju, et nagu milline mulle sobiks kõige paremini. Ja sinna tuli mingi naine, on ju. Oma käruga, kus sees oli mingi beebitoidud, värgid, särgid. Ja ma ei ole kindel, aga tal oli vist nagu mingi nägemisprobleem, aga prille tal ei olnud. Ehk siis nagu võib-olla ta ei saanud lätsid panna ja prillid olid katki, mida iganes, on ju. Aga ma seisin Maybellini ees, vaatasin ripsmedusse ja tal oli ka just siis vaja vaadata ripsmedusse. Seega ma seisin seal ja ta tuleb täpselt nagu minu ette, et lugeda, mis seal üleval kirjas on ja vaadata ripsmedusse. Ja siis ma lihtsalt astusin kõrvale ja siis nagu seisin seal, ma olin nagu okei, mis mul veel vaja on? Setting powderit. Hakkasin nagu seda vaatama. Läksin sinna Rimmeli poole, kuna ma kasutan tegelikult Rimmeli oma, aga seda, mida minul vaja oli, seda obviously ei olnud. Seega ma leppisin ühe teisega. Ma loodan, et see sobib mu nahatoonile, kuna ma ei osanud üldse valida. Ühesõnaga, otsin siis seal seda setting powderit, on ju, ja ta tuleb sinna vaata ripsmedusse. Täpselt minu ette, on ju. Siis ma olin nagu, mis su probleem on? Kas sul on nii halb silmanägemine, et sa ei näe, et ma seisan seal ja vaatan, nagu ma ei olnud nagu täiesti leti ääres. Ma nagu võtsin, ma ei tea, näiteks võtsin ripsmeduši, astusin veid seemale, on ju, ja siis vaatasin seda harja, on ju, mis selle sees on. Panin sisse, panin uuesti tagasi, vaatasin, mis seal veel on. Ja see naine, ta reaalselt läheb nagu, kui sinu lette läheb nii lähedale, et seda lugeda. Ja astub mulle ette nagu täiesti ette, siis ma olin nagu okei. Ühesõnaga, ma ütle teile, kui palju mul raha läks, see on täiesti outrageous, kui palju mul raha läks. Ühesõnaga, seda ma koju nüüd, kuna siin on väga palju rahvast, nagu see laulupidu on mingi suur üritus vist. Nagu iseenda valmis paneku juures üks asi, mida ma vihkan võib-olla kõige rohkem, on mitte juuste tegemine, mitte meigi tegemine, vaid outfiti valimine. Mul on sõbranna Liis-Lotte ja siis ta kutsus mind oma sõbrannadega suveterrassile vesipiipu tegema, on ju. Ja ma tahaksin panna siukse ilusa klassi outfiti, aga osa minust tahab panna ka nahtagi. Ühesõnaga, nüüd te saate istuda siin minuga, kuni ma mõtlen välja, mida selga panna. Ma ilmselt for sure pean panema tennised. Mul on ühed platvormkingad, nagu mitte nagu kontsad, vaid lihtsalt platvorm. Aga kuna ma tean, et Eliis tahab minna ühe teisele üritusele, mis asub nagu põhimõtteliselt teisel pool linnas, siis tuleb palju kõndimist nagu takso peale ja takso pealt ära, nagu saate aru, see on nagu päris palju kõndimist. Seega ma pean panema oma musta talli tennised, kuna need on mu kõige puhtamad tennised. Praegu mul on ka vansid, aga need on natukene katki. Ja kõik ülejäänud jalanud on mõde minu roti pannud. Näiteks minu valged konversid, mis olid terve kooli aasta. Tal koolis jalatsi riiulis. Siis ta nüüd nagu suve algusest tõi need tagasi lõpuks, siis ma avastasin, et talud on lahti neilt. Nagu lihtsalt teest on nagu talud niimoodi lahti. Hea töö on. Väga hea töö. Nice. Musta värvi aditossud valgete triipudega ja valgete alaga. Seega nagu värvi temaatika peaks olema must-valge või siis must pluss veel mingi värv, aga ma ei taha liiga hulluks seda ajada. Nii, nüüd mõtleme jaki peale, on ju. Ööse läbi ilmselt natukene jahedamaks. Seega mul on valida, kas ma panen enda cropped nahktagi
või siis ühe pintsaga, aga seda ma eile juba kandsin, nii see Liis näeb seda ja siis ta nagu mida vittu, miks sa nagu riideid 2 päeva järjest kannad, nagu samu riideid, nagu ja seega see on nagu valikus väljas, ehk kas crop nahktagi või siis siuke musta värvi mantlisarnane asi, aga see on nagu hästi õhukene. Ja kui mu ema selle mulle kinkis, siis algus nagu mul oli siuke mulje, et seda saab kanda kleidina, aga hetkel ma kasutaksin seda lihtsalt jakina. Kuigi holy shit, ma saaksin praegu nii ekstra outfiti pull offida, aga see oleks too much, tänase jaoks on too much, oh my god. Putsi, ei, okei, selle outfitiga ma peaksin panema oma need konsad. Need konsad on ju, aga nendega on üks väga suur miinus. Minu meelest äkki seesama, jah, parempoolne, oh my god, need on suht katki juba. Parempoolne, võt siit pealt, ta hakkab praegult hõõruma. Seega käisin nendega linnas üks päev ja siis ma sundisin Mariannat ja need, et võtma takso, et minna järgmisesse kohta mingi 500 meetrit. Ma lihtsalt sundisin neid võtma takso, kuna ma ei suutnud nendega rohkem kõndida. Et hõõrusid mu jala nii ära ja sellest on nii kahju, kuna need on nagu mida vitu ilusad. Nagu are you kidding me? Are you kidding me? Nii, see on see mantlisarnane asi, on ju. Aga nagu see materjal ei ole väga paks, ega niisugune ma olen assistent, ma olen sekretär. Mu boss palkas mind sellepärast, et ma olen ilus. See on nagu täpselt siukene. Ja okei, siia juurde, kui ma panen nagu aditossud on ju, seega see võtab nagu siukse entitled fucking kandi vibe'ist natukene alla. It makes me more humble, seega tossud ja see on ju. Ehk siis I'm going for siuke simple casual look. Nii, okei. Otsustatud, ma panen selle mantli ja ma panen need tossud. Aga mis ma sinna juurde panen? Ma arvan, et nüüd kõik sõltub ilmselt särgist, kuna mul oleks võimalus panna nagu lühikesed viigipüksid, aga kuna mul ei ole täna siuke tuju, et ma tahan räigelt oma jalgu kõigile näidata, kuna ma öösel kratsisin neid räigelt, mul tuli jälle mingi allergine reaktsioon, siis neid ma ei pane. Siis mul on kas mustad teksad, mis on suhteliselt tight ja mis ma pean rollima üles, kuna nad on natukene laiad. Ära spämi mind. Või siis mustad luitunud teksad, aga kuna nad on luitunud, siis nad ei ole nii fashionable. Mis võimalusi meil veel on? Ehk siis ma panen, okei, mustad teksad. Nii, nende mustade teksade juurde sobib ainult üks vöö mul hetkel ja näiteks minu manager vihkab seda vööd, ütleb, et see on nii ruski ja see on suht, aga ma ei tea, mulle meeldib see. Pluss see on praegu moes ja sa ei tee moest mitte midagi, seega ole vaid, istu maha. This is fucking fashion, ma olen seda nii palju kandnud, see on fashion, kõik küsivad, kus ma seda sain, seega ole vaid, istu oma perse maha. See on ilus vöö. Meil on kõik on must, on ju, nagu te näete. Tossud on ka mustad valgete detailidega. Seega särg, nagu ma ei taha olla täiesti Rocca al Mare koolivormiga, seega mu särg võiks siiski olla mingit muud värvi. Need on literally musta värvi, ma tean, ma lihtsalt kõik mul on nagu liiga palju talveriideid ja siis mul on liiga palju, väga paljaid riideid. Ma ei taha panna musta värvi särki, ma ei taha, see on liiga tere. Ma olen Rocca al Mare kooli villisena ja ma ei suuda välja murda sellest, et ma kannan iga päev musta värvi riidi. Kuigi mulle väga meeldib must värv, see teeb sind saladamaks. See on lihtsalt väga sünge, it goes with my aesthetic, kuna ma olen musta huumoriga cunt bitch, aga ikkagi teiste jaoks on lihtsalt see, et oh my god, mis sa käisid Rocca al Mare koolis. Ühesõnaga. Nagu on üks särg, mis sobiks, aga ma ei näita teile seda, kuna siis te kommenteerite. See oleks nii hästi sobinud ju. Ja, aga see on liiga naiselik minu jaoks. Nagu ma ei ole siuke, ma lihtsalt... Anette, see on sinu särk by the way. Ja see on väga ilus särk, aga also selle pealt on näha rinnahoidaid ja lihtsalt ma ei tea, see on minu meelest... Siis ma tundun nagu liiga softike. Ma ei tea, kus see loogika, kuidas see... Oota. Okei, siis mul on see särk. Aga see on nagu
hella sünteetiline. Ja siin on igalt poolt on niidid väljas, minu meelest see on kuskilt kaltsukast ostetud. Ja see on nagu täiega ilus ja see sobiks mu huulepulgaga, aga kui sinna juurde panna see vöö, siis see on natukene liiga bling all together. Okei, need särgid siin, ma isegi ei näitanud, et isegi tea, mis on valikus. See on body. Bodidega mul ei ole väga hea suhtlus, sellepärast et see on suurus S kuni XS osas ja see on liiga pikk minu jaoks nagu reaalselt. Iga kord ma pean kuhugi nagu body alumist osa kuidagi siit tagant nagu ära peitma, kuna see on lihtsalt liiga pikk nagu. Sorry, aga minu torso on 5-aastase tüdrukuga sama pikkune. Seega, see on siit tisside juures, see teeb mingid värke on ju ja mul ei ole tissi, aga see lihtsalt näeb vahepeal cool välja. Nagu isegi kui sa oled flat, see nagu nice, kui sul on siin mingi detail, vaata. Et nagu selleks otseselt ei pea tissi olema. Siis mul on see, seda ma olen kandnud kusjuures pidudel mingi 8. klassis saad ja see oli minu go-to. Mustad high-waisted püksid, see särg ja oligi N and in the house. See on süüke trikotaažist. Kind of cropped, aga nii, et ta mahub high-waisted pükside sisse, ilma varrukateta, törtunikiga särg. Tere! Võib-olla vlogin natuke veel, kui mitte, siis ma armastan teid kõigi. Palun viska subscribe ja like. Palun. Oota! Tere hommikust! Olen siis laulupeal pohmakaga ja siis olen siin Postimehe telgi juures. Mis see pohmakas? Ja siis leian oma venna üles, siis järsku tuleb üks väike tüdruk minu juurde. Tahaks pilti, on ju. Järsku on minu ümber 50 last, kes kõik tahavad pilti. Ma olin sisse piiratud ja ma armastan teid kõiki nii väga. Vaek tuleb ära. Mine. Vaata. Teised. Mine. Nii sa oled nii paha. Poisid teevad tööd, taavad tulist rauda. Läks aga laane lauluga, läks lauluga. Ei tea, kes te näete, aga ma põlesin näost natukene ära. Vist võib-olla sain päikese piste, pea nagu kinda valutab. Põlved on räägilt valusad seismisest ja tagasi auto juurde jooksmisest. Mingi 2-3 kilomeetrit äkki või. Ja selg on valus. Mis mul veel häda on? Hääl on täiesti ära lauldud. Ja ma lihtsalt natukene võib-olla vabandan oma fännide ees, et ma nagu väga ei jutustanud, kuna nii suured nagu massiüritused, nagu on põhjus, miks ma ei käi nendel üritustel, see ongi see, et mul on nagu kind of social anxiety ja vahepeal mul oli nagu suht paha olla, õnneks mu ema sai aru ja siis nagu ütles mu nagu perele, et jah, et see on nagu fine, et talle lihtsalt ei sobi nagu, kui on väga rahvarokked kohad ja on nagu palju inimesi, et nagu tal on lihtsalt nagu hakkab paha sellest. Ja väga tore oli teid kõiki näha. Nii tore oli kõiki näha. Nii armas. Ma siin nii palju pilte teha ja te olete kõik armsad. Et nagu ja, nagu ma tahaksin teiega jutustada, aga nagu ma ei tea, ma lihtsalt ma ei tea, ma ei oska seda seatada. Ühesõnaga, ma lähen nüüd magama. Oh my fucking god, jah. Ma saan magama. Mu ema mu pere vaatab praegu laulupeo kordust. Me võime koju tagasi ja panen kordus juba peale. See on goals. #patriotism.